Eile jõudsid Ämari lennuväebaasi ukrainlaste hiiglasliku transpordilennukiga 6 USA's Lockheed Martini tehases valminud mitmikraketisüsteemi HIMARS. Lähimineviku näidetest Ukrainas venelaste tagala eduka hävitamisega oma väärtust tõestanud täppisrelv on suuteline mõjutama vastast kuni 300 kilomeetri kauguselt. Vastane, kes valmistub näiteks rünnakuks või plaanib midagi kurja, teab, et tema ettevalmistust on võimalik häirida, takistada, et keegi ei ole kaitstud nende rünnakute eest. Ja tegelikult ma arvan, selle konkreetse võimearenduse üks võib-olla kõige olulisem panus meie julgeolekusse ongi see, et see muudab meie heidutust palju tõsiseltvõetavamaks. Tänasel pidulikul HIMARSide üleandmisel sõidutasid süsteemid arvuka publiku ette Eesti kaitseväelased, kelle õpetasid välja siin missioonil viibivad USA HIMARSi üksuse liikmed. Ma arvan, väga oluline on see, et tänu ameeriklastele meil oli võimalus viimastel aegadel välja õpetada suurusjärk 100 Eesti reservisti, Eesti kaitseväelast, et need masinad, need relvasüsteemid oleksid opereeritud meie enda inimeste poolt. Eesti esimesed isiklikud HIMARSid on planeeritud osalema juba mai hakul algaval suurõppusel Siil. Lahinglaskmised toimuvad eesootaval suvel. Lisaks olemasolevatele operaatoritele jätkub uute inimeste järjepidev juurde koolitamine. Meie jaoks on oluline, et me jätkame selle võime, nii nagu kõik diviisi võimed ja Eesti kaitseväe võime reservväelaste baasil ettevalmistamine. Seega tähendab, et üksuste ettevalmistamine saab olema seotud ajateenistuse tsükliga. HIMARSid on osa ühest suurest varustuse ja relvastuse hankest, mille rattad lükati veerema 3 aastat tagasi. Tehingu hulgas on mõistagi ka HIMARSi enda laskemoon. Kõigepealt muidugi õppemoon, eks ole, aga siis kõige levinumad lahingmoona tüübid, see on siis 70 kilomeetri moon GMLRS rakett ja siis 300 kilomeetri moon ehk siin ka meedias palju kajastatud ATACMS või Army Tactical Missile. Maarjamaa HIMARSide ost on sünkroonis Leedu ning Läti omaga, ehk sisuliselt on tegu ühise väeloome projektiga, mille esimesi vilju saab nüüdsest lõigata. Leedulaste 8 HIMARSi ja lätlaste 6 jõuavad nende kätte alles lähiaastatel. Ettevõtmist on aidanud rahastada USA, et panustada NATO idatiiva kaitsevõimekuse tõhustamisse.